Eesti presidendid on olnud eestlaste needus. Kurb lugu algas Pätsiga, kes oli küll üks vabariigi loojatest, aga kellest sai ise hakanud president ja diktaator, kui ta valimistel rahva poolehoidu ei pälvinud. Ta lõpetas oma diktatuuri allkirja andmisega okupantide valitsuse loomiseks ja oma elu Stalini terroririigis. Kuigi mitte Siberi orjalaagris nälga surnuna nagu paljud ausad eestlased. Reeturi palk polnudki paha. Päts polnud küüditatute hulgas. Ta saadeti Venemaale administratiivasumisele ja talle oli isegi määratud Nõukogude Liidu personaalpension. Lennart Nikolajev läheb ajalukku truu alamliku okupantide käsilasena, nii ustavana, et ta tegi KGB huvides 22 välisreisi, ajal kui ausad eestlased võisid välismaale sõidust ainult unistada. Pärast okupatsiooni jätkas ta oma okupatsiooniaegsete peremeeste teenimist põlistades oma juulilepetega Eestisse 20 000 punaarmeelast ja 2000 okupantide julgeolekuagenti, koos perekondadega 100 000 eriti Eesti vaenulikku venelast. Siis tuli kommunistliku nomenklatuuri tippmees, tervitan teid võidupüha puhul, Arnold Rüütel. Ja nüüd on meil Iraida Tšikanova poeg, Toomas Hendrik Ilves, vanalinna korteri ärastaja, kes üritas 75 aastaks salastada 5 aasta võtmata jäetud puhkuse raha kasseerimise, kes rikastas eesti keele sõnaga ärmatamine, keda USA diplomaadid kirjeldavad ülbena, häbematuna ja upsakana, aga kes on eestlastele pigem silma paistnud alenaljaka kehkadi veina. Meie vilets ja vigane põhiseadus ei luba rahval endale ise presidenti valida. Seetõttu võib arvata, et Ärma Toomase järglaseks saab üks veelgi hullem. 2 eestlast, kes on väärilised saama Eesti Vabariigi presidendiks, kandideerivad. Endine õiguskantsler Allar Jõks ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme. Nendel pole aga suurt lootust meie peamiselt partokraatidest ja poliitbroileritest koosneva Riigikogu või valimiskogu poolt valituks osutada. Eesti Vabariigi presidendiks pressivad end tegelased, kes selleks kõige vähematki ei sobi. Kõige paremad võimalused näevad olevat Kallase perekonda lapsendatud välja valitud rahvapõsul, suursulina tuntud Reformierakonna rahastajal Siim Kallasel. Kallas, kunagine teeneline nomenklatuuri kommunist, suutis juba okupatsioonipäeval omale jõukust koguda, kui ta pani pihta töörahva raske vaevaga kogutud hoiukassa säästudele. Kuigi ta vallandati tollal hoiukassa juhi ametist, midagi hullemat ei juhtunud, sest talle pakkus katust kommunistliku partei ministrite nõukogu esimees Bruno Saul isiklikult. Kuigi üks ebaõnnestunud petuskeem on andnud Kallasele ta hüüdnime $10 miljoni mees, kahvatub see untsu läinud tehing kõikide nende seaduste väliste tehingute kõrval, millega ta on rikkust kogunud. Üks tähtsamatest on okupatsiooni lõpupäevil Vene pangas hoitud veebvaluutafondi suurvargus. Eesti pangas saadeti võltsandmeid sisaldav nõudmine, mille alusel kanti raha Eestis asuvale tankistile. Kogu asja on suutnud võimulahedased pangaröövlid salastada 75 aastaks. Vaevalt, et see on juhus, et tollal Kallase poolt alustatud Reformierakond oli hästi finantseeritud ja Kallas rikkaks sai. Teine, kes ennast Eesti Vabariigi presidendiks pressib, aga selleks vähematki ei sobi, on okupantide võsu Marina Rajevskaja-Kaljurand. Ta valetab, et ta on Eesti kodanik seetõttu, et ta ema Veera sündis aastal 1925 Narvas.
Kirikuraamatus toodud sünnitunnistus tõendab, et ta ema ei sündinud Narvas. Ta sündis Eesti-Vene piirikülas Komarovkas. Kirikuraamatu järgi oli Veera isa Aleksandr Sergei Vrajevski ja ema Aleksandra Pjotri tütar, mõlemad õigeusklikud. Sünni juures olid tunnistajatena Fjodor Rõzov ja Jeliseveta Kukuskina. Ükski neist ei olnud Eesti kodanik. Kuigi on tõstatatud kahtlus Marina Rajevskaja kodakondsuse kohta, ei ole ta esitanud ühtegi dokumenti, mis tõeliselt tõestaks, et ta ema Veera oli Eesti Vabariigi kodanik. Marina väidab, et ta võib ka Läti presidendiks kandideerida, sest ta isa olevat lätlane. Kõik Marina Rajevskajaga seotu on segane ja kummaline. Aastal 1947 kohe enne massiküülitamise töötas Marina ema Veera Rajevskaja kommunistliku partei Narva linnakomitees. Teatavasti valmistasid tol ajal linnakomiteed ette küüritamisi. Võib arvata, et seda tegi ka Marina ema. Marinas sai jurist ajal, kui juurateaduskonda võeti peamiselt ustavaid venemeelseid kommuniste. Marina Rajevskaja on ilmselt selline, nagu endised KGB-lased, keda ta ema kasvatas ennast esitama nii nagu momendil kõige kasulikum. Nüüd ta üritab mängida Eesti patriooti. Marina annab tihti Venemaalt venekeelseid intervjuusid. Samal ajal, kui justiitsminister Reinsalu kooskõlastas Läti ja Leedu valitsustega kompensatsiooni nõuete esitamist Venemaale, avaldas ta Venemaal artikli, kus ta kinnitas, et Eestil mingit kahjutasude nõudmist ei ole. Marina Rajevskaja toetab ka Putini paati piirileppe sõlmimist, mis loovutaks 5,2% Tartu rahulepinguga kinnitatud Eesti Vabariigi territooriumist Venemaale. Ilma midagi, mitte kõige vähematki, vastu küsimata. Keskerakondlased, Putini ühtse Venemaa liitlased pakuvad presidendiks Maili Repsi ja 4 kuriteos süüdistatud Edgar Purežin Savisaart. Meie Mari õimurahvas leiab, et nii hästi Stalin oma järglastega kui ka Putin on süüdi genotsiidis maride vastu. Oma külaskäigul Marimaale Reps aga pidas vajalikuks kiita Vene ajakirjanduses Putinit selle eest, mida ta meie õimurahva hävinguks korda saadab. Kuna Eesti venestamine kulgeb kiirenevas tempos, loodavad kesikud, et nagu neil õnnestus saata Putini käsilane Jana Tšernokorova-Litnonova Toome Euroopa Parlamenti, saavad nad paigutada Putini käsilasega Eesti Vabariigi presidenditoolile. Reformierakond pakub presidendiks lisalt Kallasele ja Marina Rajevskale ka kunagist partorgi Jaak Jõerüüti, kes on paistnud silma sellega, et ta oli okupatsioonipäevil oma kolleegide agar karistaja parteireeglite vastu eksimise eest. Ossinovskina tuntud Ossinovski parteikaaslased pakuvad Ärma Toomase järglaseks Eiki Nestorit, kes on peamiselt silma paistnud sellega, nagu teised sotsid, et ta on eestlaste vaenulik ja eestlastele multikulti ning venestamise peale pressija. Ainukene õhkõrn lootus eestlastel presidentide needust vabaneda on hääletada tulevastel Riigikogu valimistel ainult nende kandidaatide poolt, kes on nõus rahvahääletusega kehtestada uue põhiseaduse, mis lubab rahval ise president valida, kehtestab uue demokraatliku valimisseaduse ja piirab drastiliselt Eesti vaenulike venelastele kodakondsuse kinkimist ja eestlase põlise kodumaa venestamist.